Tere taas, vaatan ööki teie ees, oleme jõudnud jõulukuusse ja vaatame tagasi, mis toimus meil siin viimaste nädalate jooksul meedias, poliitikas, majanduses ja ikka oma väikese oma vaatenurga alt. Nii et stuudios jälle mina ja Sven. Tervitus, väga pikk kuu oli november, väga palju oli uudiseid, rohkem kui teistes kuudes tavaliselt ja siis täna meil ei ole sellist ühtselt läbivat teemat, et mõnikord on meil matemaatika, mõnikord on muud asjad, praegu on kõike, aga alguses on üks hea uudis ja üks halb uudis ja et läheks paremaks, nii nagu öeldakse, siis me alustame halvast uudisest ja halb uudis, nagu tavaliselt tuleb Euroopast. Euroopas on tehtud edetabel, et kui palju kuskil riigis süüa ostetakse. Ja mis sa, Arne, arvad, kus selles tabelis Eesti on? Toidu ostu tabelis. Kui palju ostetakse? No, et mis koht on edetabelis? Ma arvan, et kuskil ikka päris viimaste hulgas. Täiesti viimasel kohal. Täiesti viimasel kohal, et Eurostat avaldas toidu, jookide ja tubaka jaemüügi andmete tabeli. Nii. Ja selle järgi on Eesti täiesti lõpus, see on aasta võrdlus, siis eelmise kuu nagu siin küll septembri kuid võrreldakse, aga Euroopa asjad käivad aeglaselt ja tabeli jõuab siis meil alles novembris rahva ette. Ja et asi on niimoodi, see ei ole ainult Euroopa bürokraatide selline kinnisidee, seda väidavad ka poemüüjad, et inimesed ostavad vähem ja ostavad odavaid asju. Arne, miks sa arvad, miks see nii on? Miks inimesed ei taha enam toitu osta? Võib-olla nad ostsid oktoobris juba ette kõike, novembris enam ei läinud siis poodi. Raha peaks ju olema meil kõik. Võib-olla oli oktoobris nii palju alesid, et inimesed, kes küttisid odavamaid asju, ostsid endal külmkapi täis. Ja siis sõid kõhuga täis. See võib olla, et ei... Ma ei usu, et neil rahapuudus on. Majandus tõuseb, kus see rahapuudus saab meil olla, majandus tõuseb. Võib-olla ka kliimateadlikkus, et inimesed mõtlevad, mis ma söön sealiha. Sealiha on kliimale halb, seal on suur see, mis on sõra jälg on ju siuke. Ei toi, mina ei söö enam siga, siis vaatab lammas. No kuidas ma seda lammast söön, see on ju kliimale halb. Jah, see ökoloogiline sõra jälg jääb ju sinna. Ja lähed vaatab poodi viiner. No ma ei saa seda süüa, see on kliimale nii halb. Ja iga toiduga on nii. Et võib-olla kapsal on see jalajälg natuke väiksem, aga kapsast ka ei osteta, midagi ei osteta enam. Et selles mõttes nagu natuke halb uudis, et inimestel ei eks ole, mida vähem süüa, seda parem tervis, kõik sellega me oleme nõus ja ise ka üritame, aga nii hästi ei tule välja nagu paljudel teistel. Aga pingutame vähemalt. Aga siin on üks piinlik nüanss veel, et üldiselt Euroopas toidu ostmine kasvab. Neil on see kliima ükskõik, üldiselt kasvab ja kõige rohkem kasvab, mis arvad, kus on kõige suuremad Euroopa õgardid? No ma ei tea, Soomes. Kaugel sellest, Küprosel ostavad 10% rohkem toitu, millegi peale ei mõtle, ei vastuta, ei näe, kuidas Greta Thunberg kannatab, võtab jälle järgmise võileiva. Greta arvab südame ja infarkt kohe. Tõepoolest, inimesed Küprosel siis söövad kõige rohkem ja kes seal edetabelis veel on? Seal on kõik mõned praktiliselt edetabelis, aga kõik on ees poole. Jah, aga see Eesti languse number on ka nagu välja arvutatud ja see on 4,8%, et kui Küprosel tõusis 10, midagi seal 10,4, siis meil kliimateadlikkuse tõttu ja vastutustundest siis peaaegu 5%. Selline lugu. Ja toit on kallimaks muidugi ka natuke läinud. Sutsu, jah. Kui sutsu on läinud, ega seal ei märkakski, kui lehes ei kirjutaks, et nad vaatad, toit nagu toit ikka, eks ole, viinerid. Ma toidupoes, kus ma käin, seal üks nimetus seda juveelipoeks, et seal on ikka juveelipoodi. Sarnasused on ilmsed, aga siis vastutustundetu ajakirjanik veel teeb sellise ettepanek, et ehk nagu võiks kuidagi seda toidu käibemaksu allapoole võtta, et siis et siis oleks nagu, siis võib-olla saaks nagu edetabelis parema koha. Miks me oleme ka seda ju siin kogu aeg rääkinud, et võtame vähemaks, aga ei taha sunnikud ikka nõus olla sellega. Aga muidugi huvitav on veel Rakverest on ju kuskil üks hea näide, kus Mercedes keskus oli seal müüdi hästi kallid Mercedes autosid
odavaid on vaja müüa. Jaa, aga see Mercedes keegi ei ostnud neid ka ja siis see pandi kinni. Valesid on vaja teha. Aga selle asemel on nüüd odav pood, A1000 pood. A1000 on hea pood. Seal on odavad kaubad nüüd ja kõik käivad seal, need, kes enne Mersusid ostsid, need käivad nüüd ostavad samad inimesed käivad ostavad seda odavat sööki sealt. Ma ei tea, kas seal Küprose õlut on, aga seal A1000 on Malta õlut. No see on Küprose kantist, see on hea. See Küprose on esim koht, toob siia ka. Nii, aga läheme siis halvast uudisest nii palju, et kliimaga on hästi, muidu on halvasti, aga et meil on olemas inimesi, kes jõuavad osta mitte ainult süüa, vaid jõuavad osta endale ka kalleid asju. Ja meil on rõõm esitleda Michalit. Michal ostis endale jope. Ega sellist inimesi ei ole palju Eesti Vabariigis, kes endale jope ostavad. Ja see ei olnud tavaline jope, see ei olnud mingisugune, ma ei tea, Baltika, see pandi kinni, sealt ei saagi enam jopet osta. See oli Helly Hanseni jope. No, see on ju päris ja see on rikaste ja tarkade inimeste jope ja tema pani selle endale selga. Ja et Eestile nagu tuua kuulsust ja au ja näidata, et Eestis enam sellised, nüüd on meie rahvariided sellised, haha on kõhu peale kirjutatud. Ta tikkis sinna siis Saksamaale minnes nende endise ajaloolise isiku initsiaalid ka sinna. No ja see ongi nüüd nii ja naa, et H ja H, eks ole. Hugo Hiibus oli ka ha-ha, eks ole, nemad Saksamaal ei tea seda. Ei, nemad. Ja mis sa teed, kui sa oled sündinud selline Helly Hansen on, lihtsameelselt paned firmale oma nime, mõtled, näed, mul passis on siuke Helly. Võib-olla oli Hail Hiibus või Hail Helly. Et see on, et inimesed nagu ei tunne ka nagu võib-olla hästi seda moe asjandust. Me siin saame kohe aru, ha-ha, eks ole, see on Helly Hansen, aga nemad seal võib-olla mõtlevad näiteks mingi selle vuntsidega onu peale, kes neil seal oli millegi, miks nad nii mõtlevad, ei tea. Ja sellest siis ma saan aru, et tuli teatav selline ärevus või pahandus. No ja, aga see on ju, ega siis diplomaatias iga asi ju võib lugeda, et ega tal vist mantli jaoks siis ikkagi raha ei jätkunud see, või on Helly Hanseni jope kallim või kuidas see? No kindlasti ikka. Kas ta mustal reedel siis ei käinud ja ostmas? Oleks pidanud või näiteks siin mõned on käinud ostnud endale ja saanud võib-olla isegi kasuka ostnud endale mustal reedel. Vaata kui tore, kui meie siuke kõrge minister läheks kasukaga ja peas oleks see papaha nagu seal Vene ajal olid või nagu nendel või see laiem paha, see karakulist, aga suur. See oleks uhke pilt. Mis see jopega, ega ta suusavõistlusel tuli võib-olla siis või ma ei tea. Aga see oli tal kitsasveits, ta oli nagu siuke, ta oligi see kileviiner. Võib-olla ta on ka üks vähestest, kes lisaks jopele jõuab ka süüa osta. Ega me seda ei oska öelda. Aga moe küsimustes ei ole nagu... Aga Saksa kantsleril oli ka jope siis sellest, temal ikka oli viisakas. Minu mõelest ei olnud jopet. Tõesti, mul ei ole see pilt nagu silma. Minu arust tal oli mantel ikka viisakas. Minu arust nad kõik käivad mantlitega ja ülikondadega. Ma polegi jopega peale Michalit näinud kedagi. Võiks ka dressid panna. Teeme ettepaneku, et Eesti ministrid, kui te lähete välismaale ja panete selga nagu spordiriided, joped, väga moodsad ja kallid ilusad joped, pange toossuud jalga ja dressid. Stiil peab olema välja peetud, iga detail ja see käe peale tuleb panna spordikell. Mitte tavaline ülikonnakell. Inimesel peab mugav olema midagi. Lähed reisil ikka vaatad, et oleks mugav olla. Valged frotee-sokid, eks ole, siis jalad ei higista, kõik. Kes viisib ühe lennukis seal mantliga jänata. Nii et... et selles mõttes, inimene tahtis hästi, aga välja tuli natukene, mitte kõige paremini, aga saab paremini ja just nimelt valged frotee-sokid. Siis on nagu endal hea ja võib-olla ei pandagi enam isegi tähele, mis jope sul seljas on, sest kõik vaatavad, see on nii. Aga üldse, et ma tegin väikse uurimistöö ka, et ega tegelikult ei ole lihtne üldse endale valida nagu riideid, mille need eesnime tähed siis kokku need initsiaalid ei annaks mingit õudset sigadust. Näiteks Dolce & Gabbana, eks ole, või veel parem firma kui Helly Hansen väidetavalt, minul ei ole neid asju väga palju, vähe on, ei saa üldistada. Aga kui võtad selle DG, siis on ju Dolores Gomez, tuntud kommunist. Tuntud kommunist, tuntud ka kui Dolores Ibarruri.
kes on tuntuks saanud lause, kui me kõik teame lauset, aga me ei teadnud, kes selle lause ütles. No pasaran! See Dolce & Gabbana on no pasaran tegelikult, kui sama pilguga vaadata. Võib-olla siis Keskerakonna see loosung oli kunagi, et neile riietuks sellesse. Ja võtad siin näiteks, ega see Armaniga ei ole esi palju parem. EA on seal, jah. EA ja see EA on ju, ma lasin välja otsida. Enver Ali Hoxha, üks selline Albaania kommunist oli, jälle kommunist. Et selles mõttes, võib-olla tõesti peaks panema need. Maailmas üldiselt kommunism on nagu paremas kirjas kui mõnigi sotsialismi eriliik, et parem siis kas Gabbana või Armani. Siis on ikka no pasaran ja asi on kindel ja keegi ei hakka haukuma selle kallal. Aga meie kommunistide nimesid ei ole kuskil. Pöögel. Maraton, Prantsuse revolutsionäär. Kuidas on, kas Maraton üldse praegu alles veel see firma? Ma täpselt ei teagi. Ikka vist on, et teevad mingisuguseid moodsaid töösärke. Vanasti mul jäi töö, kui ma käisin veel Pärnus tööl, mul jäi tee peale see Marati pood. Seal sai väga head dressipüksid, korralikud vanakooli, omad kvaliteetsed. Jah, sinna Heli Hanseni jope juurde Marati pusa ja püksid, kui need veel tehakse. Kui ei, siis mõni antikvariaadi pidaja võiks ministrit varustada selliste antiiksete eestimaiste revolutsiooniliste dressipükstega Maratilt. Et me leiame lahendusi küll, kuidas asju paremini saaks teha. Alati võimalik kombineerida. Ja nüüd siis jõuame, see on nüüd, ma arvan, halbuudis jälle. See on halbuudis, see on sellest räägib meile ajakirjandus, kuidas Siim Kallas otsustas Trumpi tegevust kritiseerida. Ja andis intervjuu ajalehele ja tundis muret, et Donald Trump on teinud pahandust. Ei tule seal selle Vene sõjaga ja rahuga või mis neil seal parasjagu käsil on nagu midagi välja. Ega jutt oli keeruline. Aga küsimus on selles, et Ameerika on meie suur liitlane ja teeb, mis ta teeb siis sõda või rahu, meie peaks nagu olema poolt, et siis on meil parem. Sõda või rahu, mis vahet seal on? Peaasi, et me oleme Ameerika poolt ja siis on hästi. Raibe ei ole, vabandust, mis Raibe ta nüüd on, ütleme, Siim ei ole, jube lugu. Et selles mõttes ei tea, mis saab. Kaja ka ei olnud rahul, aga pärast jälle oli, et seal ka eitavad oma mõtetega. Need mõtted ka kogu aeg muutuvad, see on hea, et kui oleks mingid kindlad printsiibid, siis võiks nagu põhja põleda täielikult, aga kord, kus tuul puhub, kord nii, kord naa, peaasi, et alati oleks halvasti, et mõnikord nagu läheks natuke paremini. Kaja ütles ju, et alles mõni aeg tagasi kevadel, et Ameerika või Euroopa ja maailm vajab vaba maailm vajab uut juhti ja liidrit Trumpi asemel. Mõtleme, kumb on nüüd hullem väide, kas seda, et vaba maailm vajab uut juhti, mida ütles siis Kaja, või Siim ütles, et selles sõja asja ajamises nagu Trump kaitseb siis hoopis Moskva huve. Ahaa, võt ongi. Minu see Moskva huvi on nagu paha. Nojah, oleneb, mis huvid on. Siim teab võib-olla. Kirjandushuvi ilmselt ei ole, ma arvan, et mingid muud huvid on Moskval. No aga nüüd ta ütleb ju jällegi, et ikkagi ta on meie suurim liitlane. Kaja ütles nii, aga kas isagale siis ei öeldi edasi, et USA on meie suurim liitlane? Kuidas see isa siis niimoodi eksis? Aga ütleme, et isegi kui kõik kogu aeg eksiksid, nüüd tuleb jälle hea uudis. See on hea uudis on sellest, et Euroopa liitrid, nüüd nad juba kogunesid, kogunesid ära seda sama Ameerika rahuplaani nagu arutama. Aga mis selle asja juures hea oli? Eesti ei osalenud. See oli jah. Rääkigu, mida tahavad, arvavad, mida tahavad. Me ei ole pika laua ümber, eks ole, me ei ole otsustajate hulgas. Me ei saa seda asja pekki keerata. Et selles mõttes nagu, maailm on kuidagi tasakaalus, tuleb halb uudis, aga loo edasi, kohe tuleb hea uudis. Et selles mõttes jälle, klaarib ära. Aga kodutanumaal me saame ikka siin ju paugutada nii, nagu ise tahavad. Ega siis peagi välismaale minema.
Ja siin seda paugutamist on nii ja naa, et osa neid kodumassi on ka seotud nagu Ukrainaga, nagu järgmine uudis räägibki meile sellest Slava Ukraini nimelisest heategijate organisatsioonist, kes siis ikkagi ei pääse kohtumenetlusest. Kuidagi taheti, et ei taha kohtusse, ei meeldi kohtus, seal kohtus on halb olla, meie ei lähe. Aga kuidagi nüüd ikka see asi korraldati. Me saime rahad kätte, meil ei ole rohkem sellega pistmist. Aga ikkagi... Ei tea ju ka, ei mäleta midagi, palju seda raha oli, kuhu ta sai, kes sealt kohvriga Ukrainast tõi seda sula. Ei mäleta. Ja kui inimene ei mäleta, mis tast kohtusse vedada, kohtuniku kallist aega raisata, ega tal meelde midagi tule seal. See on täiesti selge. Aga näed, nii on kõrgemal pool otsustatud, et ikkagi läheb kohtusse. Ja minu meelest see on aja raiskamine. No jaa, aga seal on ju hirmus, eks on nüüd pääsevad sellest, tähelepanu oleks mujale nüüd sinna, et korruptsioon on ju päris kõrgel tasemel juba seal kabinetideni välja, nii et... Ukrainas, eks ole, kõrged ametnikud. Me ei saanud ju kunagi ühte lausesse panna Ukraina ja korruptsioon ja nüüd on kõik räägivad sellest. Ei, enne oli nii, et Ukraina oli küll korrumpeerunud, aga korruptante ei olnud. Ja nüüd järsku on nagu avastatud poiss. Korruptandid ka majas veel lisaks korruptsioonile jube lugu, kullast sita poti peal kükitavad seal, vastik mõeldagi, eks ole, jube värk. Abi on vaja. Aga selles mõttes jah, et see Ukraina korruptsioon on nagu väga kõrgelennuline, väga suurejooneline, et selles mõttes meie vaesed lehtmed on ikka sellised puuvilla Nokia formaadis, et piinlik üldse kohtuvahet loksutada sellist, vaata poes on ka, et sa võid 400 eest vist varastada ja siis lihtsalt niisama tuuseldatakse sind natuke ja pannakse kuskile, ma ei tea, harjaruumi kinni ja pärast lastakse jälle õuest, vangi panna ei saa. Et selles mõttes ka, et Ukraina korruptsioonile tuleks nagu kehtestada nagu sellised, et kui on alla miljardi nagu varastatud, siis üldse nagu ei kvalifitseerugi nagu õigeks korruptsiooniks, et see on mingi harrastuslik tolgus seal, kes ei oska oma asju teha ja ei pööra tähelepanu. Aga Eestis on ikkagi asju, mis liiguvad edasi ja mis on väga huvitavad. See varastamine ei ole nii huvitav. See on selge, raha on, inimene võtab raha, ostab endale asju, teised ei saa isegi süüa osta, aga mõnel inimesel on hästi ja ega see raha ei jää ju tegelikult talle sinna kuskile kappi või madratsi alla. See ikka läheb käibesse. Muidugi ta jõuklubidesse, ta läheb, ütleme seal peenemate jookide ostmiseks, kallimate joppede ostmiseks, raha ikkagi läheb nagu majandusse. Võib-olla Küprosel käib toitu ostmas. Aga Küpros on ka Euroopa Liit, seal on veel 2 Küpros, sa võid sinna Türgi poole minna, siis on teine asi hoopis. Aga meil on nüüd välja mõeldud selline nõusoleku seadus. See on siis selline seadus, et kui sa tahad kellegi astuda sugulisse vahekorda, siis kuidagi peavad vist mõlemad pooled avaldama mingit nõusolekut. Ma ei tea, kuidas see siiamaani käis, mina ei mäleta, see oli nii ammu kõik. Kas seal oli mingi nõusolek või ei olnud, aga nüüd on selge, et nõusolek peab olema. Ja kui selline seadus tehakse järelikult, siis ikka on probleem, et neid nõusolekuid ei anta küllalt palju. No mina küll ei ole kunagi alla kirjutanud. Kogu romantilise oo maha, kui sa hakkad seal veel allkirju koguma ja et kas võib või. Aga võib-olla tuleks need allkirjad anda paberile, mis hästi romantilised. Keti valmis juba, et siis... Aga poeetilises, kuukiire neitsi, kas sa oled nõus selle ja 3. ja 4. asjaga, siis mul see mõte tuli ka, paneme selle ka kirja. Ja erinevad poosid. Ja siis jätta, osa tõmmatakse maha, ei, see ei lähe, sellega olen nõus. Paneks selle ka veel. Võiks olla selline abivahend, teha nagu selline menüü, nagu on näiteks pitsas. Ja ajalised raamid ja kõik tuleb paika panna. Ja, just. Ja kui sa eksid, siis et midagi läheb vussi vahepeal. Selle asja jaoks. Siis on kohtusse jälle. Jah, lubasid teha seda, ei teinud. Teisiti. Üldse ei teinud midagi. Jutumees selline. Aga vanasti ikka ka küsiti, ma mäletan, üks sõber rääkis, et kui tema käis klubis, siis ta ikkagi alati küsis, sest kui sa ei küsi, siis ei üldse, aga kui küsid, siis võid saada. See on õige, aga nüüd ilmselt siis tuleb need asjad nagu kuidagi ära vormistada. Vägistamine on ju siiamaani ka olnud keelatud, et vägistada ei tohi, vägistamine on see ka, kui ei ole nõusolekut, aga hakkab vastu.
eks ole. Aga kui nõusolekut ei ole ja noh, võib-olla mitte ei hakka vastu, vaid ise nagu lendab peale. Sa mõtled, nüüd on nagu hästi, eks ole, et noh, tubli tädi, eks ole, näed siin toimekas, tegus, kõik tuleb. Aga nõusolekut ei olnud. Nõusolekut ei võib-olla saab siis mõnel puhul saab võib-olla siis tagantjärgi ka vormistada ära, kui oli nagu okei või. No tegelikult mõistlik olekski kõik tagantjärgi ära vormistada. Võta lihtne on need, kes peavad päevikud, kellega, kunas nad mida on teinud. Aga mina ei ole pidanud seda päevikut. Mutta ehituslubadega ka see, et maa ehitatakse valmis ja pärast siis võetakse luba peale. No aga majadega on ka, et vaata, kui on 20 ruutmeetrit või vähem, siis ei pea seda luba olema. Et kui teed ruttu ära, siis ei ole. No ja, et kui on selline väiksem naiskodanik. Kas naine peab ainult nõusoleku andma või mees ka ikka või? No ma saan aru, et see on selline feministlik seadus, aga kuna on, võrdsus on kuidagi meil ikka kehtestatud, siis vist peaks ikka mees ka nõus olema. Ma arvan, et peab. Et kui mingi naine näiteks hakkab ligi ajama, siis tuleb küsida, et palun paber ja nii lepime nüüd kõik täpselt kokku, paneme siin paika, meil nüüd standardleping on minul selline, milline teil on, teil on selline, vaata, mis siin kattuvad, nii, kattuvusi on siin 3 punkti, no sellega saab enam vähem. Kui ei ole printerit, siis ei saagi. Või saab siis käsitsi ka? No Moblas teed Google Docsis. Mobiil-ID-ga. Põhja paned Google Docsi võrku, sul ei ole vaja välja printida, digiallkiri alla, võrgus annad ära ilusasti need asjad. Aga nii kui koissa lähed, siis tuleb ikka arvuti kaasa võtta ja kõik asjad. No vähemasti Mobla. Arvutis on mugavam, aga vaata seal ma ei kujutagi nüüd ette, kas võib-olla mõne võib hoog pealt juba ära minna bürokraatega. Juba 3 tundi tehakse lepingut seal. Vahepeal helistatakse advokaadile, kuule, mul on siin üks kahtlane punkt, et kuidas sellega on, et leiab 0,5 tundi minu jaoks, siis selle advokaat käib üle, vaatab, kuidas see asi on. No ja nii ja naa. No igal juhul selline seadus on, miks nad seda teevad, täpselt ei ole aru saada, sellepärast juristid ütlevad, et mingit probleeme nagu ei ole, mida see seadus lahendaks. Ja olukord on ikkagi vägistamisega sarnane, et jääb sõna vastu. Üks ütleb oli leping, teine ütleb ei olnud. Ja tee sa klaariks, ega ja seal üks ohtlik asi muidugi oli seal juures, mida ei ole nagu päris selgelt välja öeldud, vaata, meil on süütuse presumptsioon, et sa ei pea tõestama. Et sa andsid nõusoleku või et sulle anti nõusolek, aga et selle seaduse juures on nüüd niimoodi, et kohus võib siis kuidagi nagu sellest süütuse presumptsioonist kas mööda minna või üle minna, kuidagi nagu sellest, et see mõistus ütleb, et see nii ei tohiks olla, aga vaata ega feministiga vaielda ei ole mõtet, kui temal on tulnud pähe mingisugune seadus, siis mis süütuse presumptsioon, ma tahan vangi panna lihtsalt, ma tahan vangi panna need mehed kõik. Jah, mulle ta ei meeldi. Üldse ei meeldi mehed. Näed kuidagi nõrkus hetkel, eks ole, sattusin vahekorda pärast vangi. Jah, vangi, ma ei tahtnud tegelikult. Mis sest? Ja isegi kui tahtis ikka vangi. No ikka vangi, muidugi. Et selles mõttes ei ole veel vastu võetud see seadus lõplikul kujul, me ei tea, aga praegused märgid on küll nagu väga veidrad. Väga veidrad, aga see ei ole ainus veider asi Eesti Vabariigis, meil on veel palju veidramaid seadusi. No see ei ole küll päris seadus, aga see on võib-olla isegi tähtsam kui seadus. Meil on Keldo ministeeriumis, majandusministeeriumis koostatud arengukava ja see ei ole mitte majandusarengukava siis. No see on nii ja naa, ta on tegelikult küll homoseksualismi edendamise 5-aastaku plaan. Ühesõnaga, seal on siis nagu seksuaalmajandus siis? No ei saa öelda, et hooramine, see on nagu raha eest, seksuaalraha eest, see majanduse, ma arvan, et osa ikkagi neid homoseksuaale teevad ka ilma rahata, võib-olla isegi suurem osa. Aga luba peab küsima ikka? Kindlasti peab, ma ei tea, seda ma ei tea, kas peab, sellepärast, et see oli, ma arvan, et see oli nii tagurlik, aga võib-olla kui on lihtsalt öeldud, et mitte mees ja naine, vaid lihtsalt nagu isikud on vahekorras, et võib-olla on sõnastatud nii, et ikkagi homoseksuaalid peavad ka nagu nõusoleku andma. Aga miks ta majandusministeeriumis oli siis ikkagi? Midagi peab seal majandusministeeriumis ju tegema. Majandusega on nagu on, see lammas peale ei hakka, majandus on pekkis, inimesed ei jõua süüa, mis me teeme? Mul on mõte, me hakkame homoseksualismi eelis arendama.
Need paned tähelegi, et majandus on nagu ta on, sellepärast nii lõbus on kogu aeg. Noh, ma arvan, et seal on selline mõttekäik seal taga. Võib-olla vabalt, jah. Ja mis seal on see seadus, siis seal on ikkagi päris huvitavad asju. No see on selline kõike hõlmav. See ei ole nüüd mitte ainult, et noh, see on nagu reguleerib kuidagi homoklubisid või homode omavahelist seda, mis nad seal magamistoas teevad. See on see, et koolides tuleb kaasata ja väestada siis noh, kõiki, kes seal arvavad, et nad homod on või kelle kohta arvatakse, et nad homod on. Klassidest juba siis. Jah, et see on laste nagu selline ettevalmistus iseseisvaks eluks, aga see on väga paljudes kohtades, see on näiteks omavalitsustes tulevad koolitused, et nad oskaks omavalitsuses seda oma asja. Ja igasugustes ametites, diplomaatias, et noh, välismaal ajada ikka selle õige lipuga käia seal, mis need konverentsid või mis neil seal on. Jopega. Ja õige triibuga jope oleks seljas. See on väga mitmel pool. Et see on muidugi öeldud, et see on nagu võrdne, kuidagi võrdsuse jaoks on hea. Aga noh, aga tegelikult tuleb välja, et ta on ikkagi hea nagu ühele seltskonnale ja põhjus on see, et sel seltskonnal on väga paha muidu. Et nendega tuleb kogu aeg tegeleda, siis on võrdne. Mina küll kas sinuga tegeleb keegi kogu aeg, omavalitsusest keegi tuleb, Aarne, kuidas läheb? Homovalitsusest. No jah, omavalitsusest tuleb nagu telefonikõne, kas kõik on hästi, kas toimib, kas nõusolek anti, kas ise andsid nõusoleku, mitu korda, kui pikka, Aarne, sa peaksid natuke rohkem selle asjaga tegelema, mõtle selle peale. Ma suunan Keldo poole kohe. Las küsivad nõuded. Et selline arenguga, ja see on 5 aastaku plaan, kui ma saan aru kuskil keegi. See tehakse 4 aastaga ära või? No võib-olla teevad poole tunniga ära, ei tea, kuidas see asi neil käib. Seda kava ennast ju ette valmistati 2 aastat, nii et see on ikka väga põhjalik töö. Ja kogu see 2 aastat ongi see majandus kogu aeg põhja käinud. Aga ma ütlen sulle, mis selle tegevuskava keskmes on. Nii. Sa ei mõtle iial välja. Turvalisus. Haridus. No sellest meil on natuke juttu. Tervis. Tööelu. Töö juures hakkad tegema. Mis sa vahid siin? Treipingi juures. Tööle. Et selline veider seadus meil on ja koos selle nõusoleku seadusega see jätab nagu mulje, et meil ikkagi võib sellepärast käib see majandus ja kõik all, et riik tegeleb ainult seksuaalküsimustega. Täielik Soodoma. Mõttemaailm keeleb augu ümber ainult kogu aeg. Päris normaalne minu meelest ei ole. Siiamaani ei peetud seda normaalseks. Ajad muutuvad. Maniakiks peetud. Ainult nagu sellised mõtted on peas. Aga näed, sellised ministeeriumid meil on. Oi. Ja me läheme sama teemaga veel edasi, ütleme, et homoseksualism on nagu, kuidas öelda, et öelda meie nagu majanduse põhi nagu selline hoovus, aga meie kultuuri või meie poliitika põhisuund on ta kindlasti, sellepärast, et meil oli ju nüüd üks suur segadus ja tüli ja pahandus sellega, et oli isadepäev. Ja siis on meil selline transseksuaalide lembene asutus nagu ERR, kes seekord siis pööras oma tähelepanu ühele homoabielupaarile, kes oli ostnud endale lapsed ja siis neid näidati isadepäeva hommikul, sellisel ajal. Ma nägin saadet ei näinud, aga ma nägin selle saate algust, võrgust seda jagati, siis seal oli saatejuht oli nii vaimustes. Meil on isadepäev, meil on siin koguni 2 isa, see on nii tore, ta oli nii vaimustusest, ta nagu ma ei tea, kas ta oli mingi tabletti võtnud või päris selline. 2 isa ikka stuudios. 2 isa lapsed ka ja kõik see ja see siis paljusid inimesi nagu häiris. Ja häiris siis. See oli nõukogu esimees ka. Jah, meie head kolleegi Veidemanni, sellist kommunisti ütleme otse välja, kommunistid üldiselt on ju sellised nagu ikkagi nagu vähemuste poolt ja kogu selle homo asjaga väga nagu ühel lainel, vaimustuses. Vähemasti uued kommunistid, aga ta võib natuke liiga vanaaegne kommunist, et siis nagu ei olnud see asi veel niimoodi. Ja juhtus siis selline vääratus, et küsitakse siis seltsimees Veidemannilt, et kuidas nüüd on, et kas sobib selline asi siis avalik-õigusliku televisiooni isadepäeva hommikul, enam-vähem sellisel ajal, kus siis lapsed, pered, vanaisad, vanaemad kõik vaatavad. Ja
ei mõelnud läbi neid asju, seltsimees Veidemann põhjalikult eksis oma vastuse. Mis ta vastas? Kuidas ta ütles, et kas on sobilik selline? Ta kuidagi ütles, et meie kultuuriruumis nagu ikka päris sobilik ei ole. Ta ei väga nagu isegi... Ta päris kindlalt, ta ei öelnud, et käigu nad kõik ja mingi, mis toimub, eks ole. Ta nagu mõtlikult, filosoofiliselt arutludes kaalus, nii et kas on või ei ole nii, päris ei ole. Aga mis siis juhtus? No ja siis läks lahti möll. Ma saan aru, et seal mõnigi saatejuht, kes on ka mõõdukalt heteroseksuaalne, helistas ja sõimas, kisendas, no nii Veidemann on ise kirjeldanud. Ja see uudis vist nüüd küll jääb nüüd juba detsembrikuu sisse, aga ta nii hästi haakub ja selgitab seda lugu. Saadeti 50-liikmeline delegatsioon siis Eesti Televisiooni ülemate juurde, et mis toimub. Veidemann siin, eks ole, räägib sellist patujuttu, on jube ärk, kõrvad hakkavad valutama, kui kuuled. Ühesõnaga, see kiunumine läks lahti. Kes hakkasid kiunuma? Kultuuriminister, peaminister ja siis veel 2 ministrit. Mina lugesin kokku 4 ministrit, kes kõik leidsid, et see Veidemann ei ole normaalne inimene päris ja selle töökoha peale ei sobi. Ja kultuuriminister oli väga delikaatne, tema tahtis, mis nüüd toimub, eks ole, tema tahtis nagu teada, mis toimub. Ei, ta tahtis sekkuda. No ma ei tea, ta ise ütleb, et ta ei sekku kunagi. Ta Ermi ei sekkunud. Ermi ei sekkunud, sest seal oli selge, et on pornograafia. Aga seal Veidemanniga, et millest pornograafia seisneb, mis toimub, kus on pornograafia. Mina sain niimoodi aru sellest küsimusest, võib-olla mõte oli teine. Aga ja see Veidemannile siis avaldati survet, eks ole, nii see oma majarahvast kisendas ja trampis jalgu siis kõrged ülemused, ministrid, peaaegu kõik, kas nad olid kõik Reformierakonna ministrid või oli seal mõni teine veel hulgas? No võis olla. Või see nagu ühed liberaalid kõik. Võib-olla Sahnagi ütles midagi. Satanistlik globalist. No Sahna oleks, kui ta ei öelnud, siis oleks väga solvunud, niivõrd pettunud. Sahna ei mõistnudki hukka, eks ole. Sahna ei öelnud oma mehe sõna, eks ole. Ei, ma arvan kindlasti. Aga vaata, huvitav oli ju see, et kõigepealt oli nõukogu tuli maha võtma Veidemanni ja Veidemann ei võetud maha ja siis tuli mõne aja pärast uuesti. Üks hääl ei puudu. Ja siis leiti see hääl ja pandi uuesti kokku. Aga see hääl mitte lihtsalt ei leitud, vaid see sama hääl sai siis ise Veidemanni töökoha endale. Et Sulev siis otsustas, et Veidemann on liiga vana, ta ei jõua enam seda oma asja meil siin ajada nii nagu peab. Mina võtan enda peale. Palk ei ole suur seal, eks ole, võib-olla seal mõni tonn, aga ütleme, süda ei luba nagu jätta seda ERR-i. Kas sa ise jätaksid sellise ERR-i heterokiskjate kätte selle aparaadi valida? Ei, see on võimatu. Ja nii siis see Sulev on andnud igasuguseid intervjuusid, millele ei tahagi nagu pikalt peatuda. Aga asi on nagu ikkagi nagu näitab seda, et kogu see meie poliitiline nomenklatuur on kinnismõtteliselt seestunud homoseksualismist. Ja isegi kui keegi ei ütle midagi paha, vaid tõesti siuke kirjandusprofessor, eks ole ikkagi nagu väärikas inimene, raamatuid kirjutanud kõik ja pintsak seljas. Ei ole ju paha teinud kellelegi midagi, ta ei ole küüditanud isegi minu meelest. Võib-olla seal Tšehhi sündmustel oli sõjaväes seal, aga kuna keegi ei tea, mis ta seal tegi, eks ole, ja kui tegi, siis kästi, eks ole. Hea inimene ühesõnaga. Ja näed niimoodi siis... Ei ta oleks pidanud ikkagi ka luba küsima kuskilt nõusolekut, kas ta võib ikka öelda nii või ega tänapäeval... Helistanud sinna perekonda, kes lapsed endal ostis. Teen nüüd siis. Mis ma võin öelda selles olukorras, et ma ei tuleks. Saatke mulle meili peale see tekst. Ja laske advokaadil üle vaadata, ma ka allkiri alla, et sobib. Ma ei julge ju midagi öelda. Kõik küsivad, mis ma teen praegu. Tõenäoliselt kui Veidemann ka ei oska nagu, vanasti oli lihtne, oli parteibüroo, Marxi tsitaadid, kõik oli teada, kuidas kommunist peab nagu ütlema ja olema. Aga nüüd ei tea, pea kaotanud, et selles mõttes ikka tuleb leida
ministrid, nüüd on teada, millise 4 ministri poole tuleb pöörduda, kultuuriministrilt tuleb küsida, peaministrilt ja majandusministrilt kindlasti tuleb, kõik tuleb kooskõlastusringile tuleb saata. Ega siis ilmaasjata see tegevuskava siis ei tehtud, et teinekord Veidemann teab, kuidas käituda. Sest ma arvan, et kui meil seal juba omavalitsustes tulevad koolitused, kindlasti tulevad ka ERR-is, ja Veidemann pannakse sinna koolipinki, tahvel joonistatakse sinna, võt näed, see asi käib niimoodi, see läheb sinna, vaata, Rein, kas sa nägid, kuidas see käib, õpi, võib-olla näidatakse ka ette, on praktikum. See kõigepealt teooria, siis praktika. Ega emadepäev ei ole ka kaugel, et eks siis on näha, mida nad on õppinud sellest, et tulevad 2 ema või 3 ema või... Eks siis on näha. 3-ga vist see asi küll, nad ju keeravad kogu aeg vinti peale, neil kogu aeg vahepeal oli lihtsalt maadambaarik ja transvestiidid, eks ole. Nüüd on lastevõistjad. Aga vanaisade päev tuleb siis. Siis ma ei tahagi ette kujutadagi. Lõpetame sellega ära, ma vaatajatel ka hakkavad juba sellised pildid silme ees jooksma, et häbi on endal, et me ei ole seda küll välja mõelnud, me oleme selle eest leidnud, majandusministeeriumist tuleb ja need ERR-ist tuleb ja ma ei tea, kus see veel tuleb, kus see koosele nõusolekus ja kust see tuli. Aga ka ikka mingist ministeeriumist ta tuli, ega ta metsast ei tulnud. Justiitsministeerium. Võib-olla justiits, jah. Digi- ja justiitsministeeriumist. Võib-olla on digi või kliima. Et selles mõttes küll oleme nüüd jõudnud totaalse homoseksualismi etappi, sellisesse epohhi võiks öelda nagu Eesti Vabariigi ajaloos ja huviga ootame, milliseid homoseksuaalseid arenguid toob siis härra Keldo või seltsimees Keldo siis, ja teised seltsimehed meile detsembrikuus. Jah, nii et loodame, et kõik ikka ei ole uus detsembrikuus, et midagi jääb veel vana viisi. Selle positiivse noodiga ilmselt tulebki meie ülevaade lõpetada. Ja häid jõule kõigile. Häid jõule ja kohtumised.